tere hilist enneloonet. Aitäh, Peep, et oled mind siia kutsunud. Aitäh eelmistele ettekandjatele väga huvitavate presentatsioonide sõnumite eest. Ma asun kohe asja kallale ja küsin, et kui paljud teist on käinud robotjuuksuri juures? Mitte keegi ei ole? Siis ma küsin hoopis seda, et kas keegi on otsustanud loobuda või üldse mitte kunagi kasutanud telefoni, sellepärast et sõnumipoiss on palju efektiivsem ja parem? Peep kasutab sõnumipoissi, ei kasuta telefoni. Kas keegi on läinud 45-aastaselt pensionile või töötab ainult 15 tundi nädalas? Keegi ei tõsta kätt. Ma ei ole ka kahjuks kunagi robotjuuksuri juures käinud ja see on üks imeline mõte, mille täideminekus olid veendunud inimesed rohkem kui 100 aastat tagasi, et tehnoloogia viib meid sellise lahenduseni, samamoodi nagu tööaja vähenemine või see, et mingid tehnoloogiad on liiga radikaalsed, et neid kasutusele võtta. Ma olen täna siin, sest mul paluti rääkida digipöörde peamistest mõjudest tööturule. Õnneks või kahjuks ei antud ette skoopi, mis hetkel hetkel see mõju peaks avalduma, ega ka seda, et ma peaksin rääkima Eestist. Need asjad, mida me praegu näeme digipöörde tulemusel, on saanud alguse ajal ammu enne meid ja meie jaoks võib-olla kõige olulisemad mõjud on need, mille avaldumist me näeme tegelikult natukese aja pärast tulevikus. Nii et selles ettekandes ma otsustasin pähe panna oma tulevikuuurija mütsi muude mütside hulgas ja natukene nende erinevate ajadimensioonide vahel lennelda ja anda oma täiesti subjektiivse ettekujutuse sellest, millised need kõige olulisemad digipöörde mõjud siis on. Nüüd, minnes tagasi need samad küsimused tehnoloogia arengu kohta, hirm mõjust tööturule, see on olnud meiega täiesti nii-öelda siis algusest peale. Ja see algus on siis tööstusrevolutsioon 18. sajandi lõpp Suurbritannia, kui me hakkasime nägema tehnoloogia tugevat mõju töötamise korralduse muutusele, sellele, et töötamine muutus efektiivsemaks, tulemuslikumaks ja mingis mõttes võime öelda, et digipööre on lihtsalt üks uus laine selles pikas lainete jadas, kus lõpuks, nagu Peep ütles, vanad töökohad kaovad ära, uued tulevad asemele, midagi väga hullu sellest ei ole ju olnud. Teisalt, me ei tohi unustada, et kogu selles protsessis see mõju tööturule tehnoloogia poolt on olnud ainult üks osa suurest mõjude komplektist. Me elame radikaalselt teistmoodi, kui me elasime enne tööstusrevolutsiooni. Ja need muutused, tehnoloogia, tööturg, aga ka laiem ühiskond, nad käivad koos. Ja vastandudes sellele teooriale, et digipööre on üks uus laine, on paljud teadlasi, mõtlejaid, arvamusliidreid, kes leiavad, et päris nii see ikkagist ei ole. Et me räägime millestki uuest. Olgu see siis Schott ja Kanger, kes räägivad oma deep transitions teoorias, et me oleme teise suure pöörde lävel, mis hõlmab siis sealhulgas tööturgu, aga üleüldisemalt seda, kuidas me elame. Või siis Brynjolfsson ja McAfee, kes juba 10 aastat tagasi, ligi 10 aastat tagasi tulid välja oma raamatuga teisest masinaajastust. Sitra on oma töö tuleviku projektis toonud paralleelde Engelsi pausiga, kus nad näitavad, kuidas tööstusrevolutsiooni alguses uued tehnoloogiad küll kasvatasid ettevõtete kasumeid ja muutsid küll inimesed tootlikumaks, aga see efekt töötajatele jõudis alles palju hiljem, siis kui riigid suutsid kehtestada töötingimused, viia sisse maksusüsteemi ja välja mõelda, kuidas selles uues maailmas siis töötajatel ka hea oleks. Ehk siis peamine mõju on see, et digipööre sunnib riike, inimesi, ametiühinguid tegelema sellega, et ümber mõtestada sotsiaalkaitset, töötingimusi ja maksusüsteeme. Väga lühidalt jõudsin sellise põhjapanema mõjuni. Aga kuidas siis täpsemalt? Töö igal ajal ja igas kohas on üks nendest trendidest, mida me näeme. Ja üle 10 aasta me oleme nüüd rääkinud platvormitööst. Täna ma ise tulin Boltiga siia, sest hakkasin samuti hiljaks jääma. Ja
Need on asjad, mida me oleme oma riigi piires juba ka päris palju arutlenud ja mõtisklenud platvormitöötajate olukorra kohta, mida me teame selle töövormi kohta, et see viib riskid rohkem töötajale, ebakindlus sissetulekute osas, puuduvad töötingimused, inimesed töötavad töövormides, mis ei ole siis traditsiooniline tööleping, mis on siis tööstusrevolutsioonist alates kujunenud välja sellisena, et töötajad kaitsta. Millega me peame nüüd arvestama on see, et me ei räägi ainult platvormitööst, vaid me räägime töö platvormistumisest laiemalt. Need samad asjaolud hakkavad kehtima üha rohkematele töödele. Sealhulgas ka võib-olla tööleping on tore, aga inimene võtab ikkagist rohkem vastutust, töötab endale sobival ajal, sobivas kohas ja sellel on omad mõjud. Nüüd see platvormistumine, see töö igal ajal igas kohas loob uusi dimensioone, millest me ei ole Eestis üldse veel rääkinud. Toon näite. Kanada kiirtoidurestoran Freshi värbas kassapidajad Nicaraguast. No tegelikult, kui sa lähed McDonaldsisse, siis selle iseteeninduskassa, sealt see nuppude klõpsimine, see võtab nii palju aega, see on päris tüütu. Sul on tegelikult vaja seda inimest, kes seal taustal oleks. See tööjõud, keda me kasutame, ei pea olema siin. Digipööre ei tähenda seda, et kõik asjad automatiseeritakse. Me kasutame tööjõudu, aga see tööjõud võib olla mujal. Teine näide. Isesõitvad autod. Selle tehnoloogia rakendamiseks on vaja teha hästi palju tööd. Vaadata läbi tundide kaupa videomaterjali ja sildistada kõik objektid, mida auto potentsiaalselt näeb. Selleks on loodud mitu digiplatvormi, kes värbavad inimesi tööle, kes seda sildistamistööd teevad. Nad umbes niimoodi istuvad oma kodus arvuti taga päevade kaupa ja teevad seda tööd. Nad ei ole siin. Nad on näiteks Venezuelas, kus on olnud väga kehv majanduskriis, väga pikka aega, inimestel ei ole süüa. Need digiplatvormid, sealhulgas näiteks Appen, kellest on hiljuti räägitud, avastasid, et see on hea turg, kust töötajaid leida. Nad on seda mingis mõttes ka sotsiaalprojektina promonud, aga nad on samal ajal viinud inimeste palkasid allapoole, sellepärast, et tööjõudu on päris hästi kätte saada. Meie seda ei näe, me arvame, et see tehnoloogia on ise õppiv ja need autod õpivad ise ennast juhtima. Kuskil on inimesed. Filipiinid. Väga ilus riik. On saanud viimasel ajal samuti globaalse digitöö mekaks. Sealsed inimesed on peamised, kes suunavad läänemaailma moraalikompassi. Nad filtreerivad sotsiaalmeedia sisu. Facebook, TikTok, Instagram ja nii edasi. Meie näeme seda ilusat poolt. Inimesed Filipiinidel vaatavad tundide kaupa, tuhandete piltide kaupa läbi õõvastavat materjali, videod, pildid, inimkonna kõige rõlgemad teod. Nende inimeste seas on väga kõrge enesetappude määr, sellepärast et keegi ei paku neile psühholoogilist tuge. Me ei näe neid, me arvame, et see asi juhtub iseenesest. Ja selle tegurite või suundumuste rivi lõpetuseks siis meie enda Starshipi robotid, mille puhul mul oli endal väga suur üllatus teada saada, et seal Starshipi kodulehel väikses kirjas on kirjas, et iga robotit juhib see remote controller, keegi on kuskil kauguses ja tegelikult on kogu aeg selle robotiga kaasas. Kus ta on? Et võib-olla see tehnoloogia ei ole veel nii edenenud, nagu me mõtleme ja me peame arvestama, et siin on see globaliseerumine, mida digipööre taastoodab, mingis mõttes hakkab meenutama vanu koloniaalmustreid ja see võib ka meie enda õuele ühte või teistpidi sattuda. Ehk siis esimene suur mõju, mida ma tahaksin välja tuua, mis ka kohaliku platvormimajanduse puhul kehtib, on see, et digipööre viib inimesed peitu. Isegi kui paindlikkus, mida digitaalsed tehnoloogiad pakuvad, on mõnede jaoks privileeg. Ma võin näitena tuua, et hiljuti kontakteerus minuga üks uuringufirma Belgiast, kes kaardistab platvormitööd erinevates riikides.
Eestis läbi viidud küsitluse järgi on meil eriti kõrge osakaal clickworkereid, inimesi, kes samamoodi teevad seda sarnast nagu mingit sildistamist või mingit väikseid lihtsamaid siukseid veebipõhiseid töid. Neid on väidetavalt Eestis hästi palju, aga me ei tea sellest mitte midagi, sest me ei näe neid. Võib-olla noored üliõpilased ja ma ei osanud neile mingit kommentaari anda, sest me ei ole seda ka kunagi sellisel kujul uurinud. Minnes edasi. Siin tuleb hulk tegureid, mis tingivad digipöörde mõju siis töötamise muutusele laiemalt. Alles üleeile ilmus The Guardianis artikkel selle kohta, kuidas üha lihtsam on inimesi jälgida, kui nad teevad veebipõhist tööd. Inimesed ei pruugi sellest isegi midagi teada. See on hästi tugevalt ka COVID-kriisi mõju, et me oleme hakanud kodus töötama, samal ajal organisatsiooni kultuur ei ole sellele asjale võib-olla päris hästi järgi jõudnud, et meil on ootus kohati, et ikkagi peab oskama saama jälgida inimest, mida ta teeb, kui kaua ta teeb, kus ta teeb. Ja selleks on olemas algoritmid. Me elame tehnoloogiarikkas maailmas, kus meid on võimalik jälgida. Me tihti peale anname ise neid nõusolekuid siia, sinna ja kolmandasse kohta. See tähendab ka seda, et meil on võimalik neid ootusi optimeerida, efektiivistada ja pannes kokku sellega, et me saame erinevaid tööülesandeid jagada tehnoloogia abil väikesteks juppideks, võime näha seda väga tugevat riski ja seda, et see juba kõik toimub, et kui inimene õpib ära tegema võib-olla mingis keerulises kompotis väikest ülesannet, väikest juppi, siis ta on lõpuks päris lihtsasti asendatav. Siin on ka küsimus formaalse hariduse perspektiivist, et kas selle olulisus hakkab vähenema, kui inimesed kaubastuvad. Et selle ma viskan siis hetkel lihtsalt ka õhku. Selline klassikaline digipöörde peamine mõju tööturule, et inimeste oskused peavad muutuma. Aga ma ütleksin jälle, et see on asi, millega meid on järk-järgult sellega harjutatud. Meie Eesti e-riigi kodanikena oleme harjunud masinatega suhtlema ja küllap me siis harjume ka robotitega suhtlema. Et see oskus teha inimene-robot koostööd juba on vajalik tööturul ja ka mujal elus. Ja me ka näeme seda digilõhe järelmit või tulemeid Eestile, kus osad inimesed on mingis mõttes ka e-riigi teenustest näiteks välja lõigatud, sest nad ei ole kunagi arvutit kasutanud. Siinkohal ei tasu unustada, et me teeme tasustamata tööd, kui me ise ennast teenindame. Et tuleb seda meeles pidada. Ja üks asi, millele ma olen päris palju mõelnud. Minu 9-aastane tütar armastab päris palju Robloxis mängida ja ma ei keela teda eriti. Mida me näeme, on see, et kui me liigume oma tegemiste ja toimetustega ja teenustega rohkem digitaalsesse maailma, siis selles digitaalses maailmas, et kui selles eelmises tegurite pundis me nägime, et inimesed on peidus, siis seal digitaalses maailmas on kohati sellised tegelased, kes ei olegi inimesed. Esiteks meil on võimalik luua endale erinevaid avatare, võtta erinevaid rolle erinevates maailmades või selle sama maailma raames, aga me peame üha rohkem hakkama arvestama, et see robotitega suhtlemine ei toimu meil ainult siis selles füüsilises maailmas, et meil on see inimkujuline robot, vaid me suhtleme üha rohkem ka virtuaalses maailmas robotiga ja võib-olla me ei teagi seda. Ehk siis teine suur mõju on see, et inimesed ja robotid muutuvad tööturul sarnasteks osalisteks ja toimetulekuks peavad nad oskama suhelda. Nüüd ja siis siia juurde siis ka see, et see optimeerimissurve, millest ma rääkisin, see langeb inimestele, kelle tööd saab optimeerida, kes peaksid kindlal ajal kindlas kohas töötama, kes peaksid tegema teatud ülesandeid. Ja see on, mulle tundub ka pärast COVID-it eriliselt nagu esile kerkiv suur teema, et kui palju peaks saama inimesi jälgida, kui palju sa peaksid saama neile ette anda, et saame platvormitöötajad seal Venezuelas, neil on hästi kindlad mõõdikud, mida nad peavad täitma. Et inimesed muutuvad mingis mõttes ära optimeerituks. Ja ma lõpetaksin sellise mõttega, et üks võib-olla suur mõju siit sellest digipöördes ongi see, et kes on tegelikult lõpuks subjekt.
Ma mõtlen tihtipeale oma lemmikfilmile Wallile, kus Walli oli jäetud maakera koristama, samal ajal kui inimtarbijad, homokonsuumerikus oli ära pagendatud teisele või sellesse suurde kosmoselaeva, et need digipöörde üks selge suundumus, mida me praegu näeme, on see, et kõik uued tooted ja teenused taas toodavad sellist tarbimismustrit ja me võtame üle ka selle mentaliteedi, et kus iganes digiplatvormil me oleme, me tarbime ja mingil hetkel need suundumused võivad viia ka selleni, et meid lülitatakse sellest suurest tarbimistsüklist nagu tootja või pakkujana suuresti ka välja. Et kas me oleme liikumas sellise tööturu poole, kus inimese roll töötajana on väiksem kui tootena. Ja kui selles ettekandes kõlanud mõtted tundusid nagu liiga radikaalsed või veidrad või liiga, ma ei tea, tulevikulised või tundus, et siin räägitakse sellest robotjuuksurist, siis ma lõpetaksin futurist Jim Tatori tsitaadiga, kes ütles, et igasugune kasulik mõte tuleviku kohta peaks tunduma naeruväärne. Aitäh teile! Teeme aplausi Riigikogu Arenguseire Keskuse eksperdile Johanna Vallistule. Kas Johannale on kellelgi küsimusi? Kellelgi, kes tekkis tunne, et tahaks küll minna robotjuuksuri juurde? Ühesõnaga, mina mõtlesin Johanna küsida seda, et ma arvan, et kui Eestis kassapidajad vaatavad, et issand jumal, ongi võimalik Nicaraguast keegi veebi vahendusel asendada, siis neil tekib tunne, et nad peaks midagi ette võtma. Et see ei saa ju nii minna, et minu töökoht kaob ära. Mis see töötaja peaks tegema? Kas ta peaks õppima juba praegu uue ameti, sest et tegelikult me oleme sinna poole liikumas? Jah. Lühikastus ja mis saaks olla või mis oskusi tuleks praegu arendada just nendel inimestel, kes natuke tunnevad hirmu selle digipöörde ees? No siis ikkagist seda robotiga suhtlemist tuleb õppida. Ehk siis teie soovitus on minna kuskile, kus on see selline robot olemas. Ma tean, et Telia esinduses vist oli selline robot, kellega sai rääkida päriselt. Et... Tegelikult see võti ongi ju nendes asjades, mida me oleme mõelnud, mida saab automatiseerida ja mida ei saa. Et me oleme näinud, et selle inimeselt inimesele kontakt, võib-olla need lahendused kunagi tulevad, aga mitte nende inimeste elueas, kes tahavad kassapidaja ametist loobuda, et seal on igasugused, ma ütleks, isiklikud teenused, mida Eesti inimesed nüüd tänu jõukuse kasvule ka üha rohkem ostavad, et alates, ma ei tea, hingehoiust, nõustamisest, massaažiteenustest, juuksuriteenustest, kellegi koeraga jalutamisest. Tallinnas on suur lapsehoiukriis, ma tean omast käest. Et kõik sellised asjad, mis inimliku kontakti nõuavad, on tegelikult siin kõrval praeguses hetkes meil veel olemas ja tihtipeale ei nõua seda, et sa õpiksid robotiga suhtlema. Ja vahest annab ka see võimaluse, et näiteks Ukraina sõja puhul Ukraina psühholoogid ju nõustavad ise olles kuskil mujal ikkagi inimesi, kes on hädas, ükskõik kus nad siis Euroopas on. Ja. Aga igatahes suur aitäh, Johanna. Teeme veel kord siis aplausi.